Tere ka minu poolt, väga suur rõõm, et on palju huvilisi ja võib-olla tõesti ma olen mõningaid inimesi juba WorldSkilli raames näinud, aga kahjuks ei näe, ei saa kaasa noogutada. Mina siis spordi- ja soorituspsühholoog ja täna teile andmas siis ülevaadet, kuidas tähtsa soorituse jaoks ennast psühholoogiliselt paremini ette valmistada ja vaatame neid asju kahest fookusest lähtuvalt, et mis siis selle sooritaja peas toimub olulistel sooritushetkedel ja kuidas teda paremini toetada ja ettevalmistavalt enne võistlusi õpetada talle oskusi, et ta olulisel hetkel saaks ennast kenasti reguleeritud ja siis suurest ärevusest, hirmust või tulemuse soovist siis kuidagi kokku ei variseks seal. Ja teine perspektiiv on siis see juhendaja pool, et mida meelde tuletada, mida siis ettevalmistamise poole peal psühholoogiliste oskuste raames õpetada ja tähelepanu juhtida, et võimalikult paljudeks asjadeks oleks ka valmis või oleks ka sellist kindlustunnet, et kui ootamatusi juhtub, siis tegelikult on ikkagi midagi, mida ma saan ära teha ja see teeb sooritaja märkimisväärselt rahulikumaks. Ja mul on siis teile siis neid asju nagu anda siis sellisest kolmest vaatenurgast lähtuvalt, et huvitav, et see ekraan jälle ei taha alluda mulle, et ma korra proovin teiselt poolt. Sa pead vist ise, Tiiu, vajutama mul järgmises slaidi, sest et ta mulle jälle ei tööta. Aitäh. Et me kõigepealt proovime neid asju nagu mõista siis sooritaja perspektiivist lähtuvalt, et mis seal tema peas on, et kui siin ongi need inimesed, kes siis võistlema lähevad, et teinekord siis sooritajat aitab palju see, kui ta saab aru, et okei, minu peas on sellised asjad ja siis ta hakkab märkama ja jälgima, et ta võib-olla iseennast saboteerib mingites olukordades või tekitab neid psühholoogilisi takistusi ja kui sa juba märkad, siis sa saad näiteks pidama või saad asenduskäitumisi pakkuda ja juba lähevad asjad nagu paremas suunas. Me analüüsime, et mida annaks teha, kui on juba juhtunud neid segadusi ja varasemalt on kogemusi, et olulistel hetkedel lüüakse verest välja ja võib mingisuguseid halbu asju juhtuda, et mida siis teha ja tulemusena siis tegelikult äkki kokkuvõttes saab siit igaüks jupikene mingeid uusi oskusi või tehnikaid, mida olulisel hetkel teha. Ja enda kohta, tausta kohta võib-olla veel, mis ma ütleks, et ma olen spordisoorituspsühholoogia valdkonnas nüüd mõned aastad toimetanud ja väga palju just selliseid noori inimesi toetanud, mitte ainult siis spordi osas, vaid ka muu soorituse osas, et näitlejad, siis kõnepidajad ja muud sellised esinemised, kus ja miks mitte ka siis psühholoogiline ettevalmistus eksamiteks, mis on ka praegu täiesti päevakorras, ehk need samad asjad, mis me siin räägime, et kui kuulajate hulgas on noor inimene, kellel on ka suuremahulisemad kontrolltööd, eksamid, arvestused tulemas, et neid samu tehnikaid tegelikult saab nendes olukordades ka kasutada. Nii et mitu kärbest ühe hoobiga. Ja siis vaatan, kas nüüd saan mina? Ei saa. Sa pead ikka mul ise vajutama, Tiiu. Midagi pole teha. Ja ma tõin siia siis ühe sellise metafoori, et kuidas me võiks seda sooritust siis tervikuna vaatama hakata ja aitab jällegi natukene jupitada neid tegevusi, kus kohas toetada saaks iseennast siis sooritajana või siis juhendajana oma sooritajat. Ja võtsin sellise maja metafoori, et tervikuna meil on siis eesmärk saada siis maja valmis ehk, et kui me tahame siis mingit tulemust, et siis see on selline kompleksne ja olemas. Et
kuidas me teeme niimoodi, et ma hakkan sulle näitama niimoodi, et üks ja siis sa vajutad, jah, vajuta ühe korras, jah. Ehk siis maja tervikuna on see nagu tulemus, mis me tahame ja kui me mõtleme nüüd neid kutsemeistrivõistlusi, siis kindlasti sooritaja, kes sinna läheb, et neil võivad olla erinevad tulemuse eesmärgid, et mõni tahab olla top 3, mõni tahab olla top 1, mõni tahab, et lihtsalt mul tuleks välja ja ma jõuaks ajaraamidesse ja et mul lihtsalt ma saaks hea kogemuse, et mingisugust sellist tervikut siis oodatakse. Ja selleks, et seda tervikut saada, siis me räägime tegelikult erinevatest osadest, kus tuge on vaja. Et meil võibki olla siis vundamendiga vaja tööd teha, et mõnikord need psühholoogilised takistused ja segajad tulevad sellest, et varasemast kogemusest on tekkinud siis uskumused, hoiakud, veendumused iseenda võimekuse kohta, edu saamise tõenäosuse kohta ja hakkama saamise kohta ja siis tehakse siis järeldusi, et kuidas siis edaspidi mul võiks minna. Ja need võivad olla kas siis toetavad, et ma tean, et ma olen harjutanud, ma olen pühendunult õppinud, ma olen tähele pannud, ma olen nõu küsinud, ma olen abi otsinud, lisatööd teinud, lisaaega panustanud. Et ma tean, et ma saan hakkama, et see enesetõhusus on kõrge, sest on palju mõtteid, näiteid sellest, mis seda toetavad. Ja võib olla siis ka selles negatiivses võtmes, mis tähendab siis seda, et meeles on rohkem need asjad, kui tegutsesin küll, aga ei tulnud välja, tegin eksimusi, tegin valesid otsuseid, lasin ennast häirida mingitest asjadest, tundsin ennast väga halvasti, tekkis paanikahoog. Ja siis arvatakse, et ma ei ole ikkagi piisavalt valmis, et selle pingega toime tulla ja hakatakse abistama. Ehk siis see vundamendi osa selles osas, mida me endast mõtleme, väga tugevalt mõjutab ka meie edasisi pingutuskavatsusi. Ja juhendajad kindlasti näevad need asjad varasemas õppeprotsessis juba ära ka, et kellele üldse ettepanekut teha, et kuule, et sa võiksid minna, et oled tubli ja toimekas, et need pidurdused tegelikult juba varasemalt paistavad silma ka, et kui tulevad sellised jutuajamised, et ma ei oska, ma ei saa, mulle ei õnnestu, ei olegi ette nähtud, et mina selle selgeks saaks ja nii edasi ja nii edasi. Et siis on näha, et seal on natuke tööd selle iseenda mõtlemisega vaja nagu teha. Ja jõuab veel sellega ka tegelikult siis tegeleda. Siis sealt edasi ongi see treening ja ettevalmistus, et praegu nende võistlusteni on veel aega. Ehk siis on võimalik panna paika siis tegevuskava ja plaan, et kui on teada enam-vähem, et mis ülesanded siis sooritada võistlusolukorras tuleb, siis on võimalik siis tehnilised oskused täpsemaks lihvida, on võimalik panna paika tegevuskava, et mis järjekorras mingeid asju teha, on võimalik läbi arutada kriitilised ohukohad, kus võib eksimusi tulla ja mida ma siis teen. Ehk siis tegelikult see eelnev töö väga tugevalt hakkab mõjutama seda, mis siis sellel sooritushetkel, kui tulemust on vaja hakata tegema, et kuidas need asjad juhtuma hakkavad ja see on üks abinõu, millega me saame toetada tegelikult ka seda uskumuste ja hoiakute vundamenti mõnes mõttes, et vahel nendel noortel võib juhtuda niimoodi, et ollakse enda suhtes väga nõudlikud ja väga enesekriitilised ja kiputakse negatiivsusesse näiteks, et siis juhendajal hea võimalus öelda, et kuule, et sa oled mul kenasti kohal käinud, kõik asjad on meil alati selgeks saanud, sa oled võtnud aega, eks ole, sa oled panustanud, et usu endasse, et sul on see kõik olemas, et sa oled töö teinud, mida on vaja. Ehk siis me saame selle spordi analoogi siia kenasti tuua, et kui sa ikkagi oled trenni teinud, siis see on okei, et sa lähed jooksuvõistlustele võistlema, et ehk siis ei tule nagu tühja koha pealt, et sul on põhjust tunda ennast kindlana. Ja viimaseks siis tuleb siis tulemuse realiseerimine ja siinkohal ma pean siis silmas seda, et kui ongi see päev käes või kui see on ka mitmeosaline võistlus, et on nagu mitu etappi,
et nüüd on vaja siis ennast kokku võtta ja nüüd on vaja siis realiseerida kõik need oskused, mis on aja jooksul õpitud ja seal kohal on ka omad oskused, mida kasutada, sest erutustase on kõrge, sest üritus on tähtis, tahaks ju õnnestuda, tahaks, et minu juhendaja saaks minu üle uhke olla, tahetakse siis tunnustust, auhinda, head hinnet või midagi, mis boonusena sealt nagu tuleb ja selle tõttu mõnikord siis see pinge võib hakata nii tugevat rolli mängima, et sooritajal siis, mida aeg läheneb, siis seda kehvemaks võib ka enesetunne minna, et kuidagi magada on raske ja väga palju närvi on sees ja võib-olla seal midagi harjutades ikkagi kannatlikkust pole piisavalt ja kärsituks minnakse ja eksimusi tuleb sisse. Et siis selliste olukordadega paremini hakkama saada, et siis on ka oskused olemas. Ehk see, mis me täna siin ühiselt läbi vaatame, et need aitavad siis ühelt poolt siis seda varasemat tegevust siis mõtestatult ja ennast toetavalt läbida, et see muutuks selliseks toetavaks alustalaks, et jah, ma olen valmis ja ma olen õiges kohas ja vot täna on minu päev ja ma olen väärt olema siin võistlustel. Ja teiselt poolt siis ka see koht, et mida siis teha, et ennast ära reguleerida ja kõik asjad õnnestuks, et see sooritus oleks võimetekohane. Ja siis mis need, kui hakata mõtlema, et need, kes siin täna on ise osalejad, et me siin sellist grupitööd ja sihukest suurt arutelu ja küsitlust teha ei jõua, aga kaasa mõeldes siis võite siis kaasa noogutada, kui mingid asjad teie pihta kehtivad, et need psühholoogilised väljakutsed, mis sageli tekivad, ongi ikkagi see eksimine ja ebaõnnestumine, et mis siis saab, kui ma ei oska või kui ma otsustan valesti ja hakkan mingit valet asja tegema näiteks ja siis ma ei saa tagasi pöörata või ma kaotan aega, kui ma hakkan parandama. Ja kardetakse siis seda halba tunnet seal või seda, et ikkagi see emotsioon on põhiline asi, mis meid mõjutama hakkab ja keegi ei taha tunda ennast ebakompetentsena. Ja eriti, kui neid ebaõnnestumise kogemusi on all olemas ka ja selle tagajärjel on olnud midagi negatiivset juhtunud, et mingi läbikukkumine või kellegi pettumustundega toimetulek, et siis need mängivad ka siin rolli. Kardetakse ka negatiivset tagasisidet, ja need võistlused kindlasti on ju ka kajastatud ja noorte puhul see sotsiaalne faktor on ka oluline, et kui ikkagi su kursuse kaaslased või sõbrad teavad, et sa lähed, siis nad ju kindlasti ka jälgivad, et kuidas seal siis need asjad õnnestuvad ja ei tahaks ju selline viimane olla või kuidagi eriti mingi suure käkerdusega nagu meediasse saada või mingi tähelepanu, et issand, et mis asja sa seal nüüd siis tegid või miks sa üldse läksid. Et muretsetakse nagu selle pärast. Vahel võibki siis need põhjused olla siis selles eneseusk on nagu madal, et kõheldakse enda oskustes ja hakkama saamises või pinget kütab üles siis väga suur ootus võita. Et ollakse hästi kindlad endas, et läheb siis nagu, on nagu kaks varianti, ja mõlemad on nagu kehvad, et kui on nagu madal enesekindlus, siis see pingutuse ja tähelepanu keskendumine ei ole see, mis ta võiks olla. Ja kui on ülekindlus, siis on samamoodi kehv, et fookus on vales kohas, minnakse natukene nagu lõdvalt peale, et ainult realiseerimise küsimus, et kohe võiks pärja kaela mulle panna, et see pole ka nagu hea. Ehk siis ta peaks olema selline optimaalne. Ja mõnikord ongi jäänud aega väheks või mingid oskused on veel sellises harjutaja faasis ja ongi loogiline, et seal neid eksimusi võib tulla ja siis see tulemus ei ole ka alati see, mis siis oodati.
ja panin siia ka 3 või punktiirijoone, et tegelikult neid detaile on veel, mis kedagi võivad mõjutada või pinget pakkuda, et kui see võistlus ongi kuidagi ülekantav, seal on meedia tähelepanu, seal on hindamine, seal on mis ei ole tavapärased, mida me ei ole varem kogenud, et siis see teadmatus võib ka nagu mõjutada, või näiteks ka see, et sa saad mingid materjalid või vahendid sealt võistluste kohast ja et kas ma nagu oskan ikkagi neid käsitseda siis piisavalt hästi või mingid ka sellised detailid, mis tulevad siis võistluskeskkonnast näiteks. Vot, ja siit edasi siis, et meil olekski siis see mõistmine rohkem, et me saaksime iseendast aru, kui inimene liigub eesmärgi poole, siis paratamatult teda hakkavad mõjutama siis uskumused iseendast. Need veendumused varase kogemuse põhjal, mida ma väärt olen ja mis tüüp ma üldse selline olen. Ja rolli hakkavad mängima ka kõik varasemalt saadud tagasisided. Kui siis sooritajal on see taju natukene negatiivsuse poole kaldu, siis võib juhtuda see, et tal on hästi meeles kõik need kriitikad, kõik need märkused selles osas, et pole piisavalt hea või see asi võiks olla natukene nagu parem ja kiputakse siis kas üle muretsema või siis ka ebarealistlikke ootusi iseenda suhtes püstitama. Ja see mõju sellel on siis selline, et sellel sooritushetkel, et isegi kui see on võib-olla peaproov või siis lihtsalt selline oluline oskuse testimine siis harjutamisfaasis, et juhtub siis niimoodi, et ta selles olukorras tajub ära, et ta on pinges ja see tähelepanu läheb hästi enda sisse. Et hakatakse märkama neid segavaid mõtteid, mis pähe kipuvad tulema ja need mõtted võivad siis tihtipeale olla siis selles mõttes nagu kahesuunalised, et mõnikord hüpatakse tulevikku, et kuidas see asi siin ikkagi lõpeb. Kas ma saan valmis? Kas minu tehtud töö on piisavalt hea? Kui see ei ole piisavalt hea, mis siis saab? Ja ollakse oma mõtetega nagu eespool siis, ja mitte käesolevas hetkes. Ja mõnikord siis on need mõtted siis nagu tahapoole ehk siis minevikus ja näiteks siis hekseldatakse läbigi neid varasemaid kogemusi või sooritus on juba peal ja on näiteks niisugune kriitiline moment, kus on oluline hästi nagu täpne ja kindlameelne olla või väga selline tehniline ja siis see fookus on ka nagu jälle sellele, et oi, ma pean tubli olema, oi, ma ei tohi eksida. Ja midagi juba nagu tehti natukene eeltegevustes kehvasti, siis põetakse neid eksimusi. Et oi, näed, nüüd ma kaotasin seal aega, miks ma seal niimoodi tegin ja siis ollakse nagu tagapool, aga mitte käesolevas hetkes. Igatepidi see sisemine tähelepanu siis hakkab sooritajat häirima. Ja siis me saame seda ka võtta nagu niimoodi, et meie peas siis aktiveerub selline sisemine kriitik. Ehk siis mõnikord, kui ma sportlastega ka arutan nendel teemadel, siis neile väga meeldib selline võrdlus, et tuleb see siuke anonüümne, negatiivne siuke foorumi kommentaator on ju, et kes siis hakkab nagu ütlema, et mida sa nagu korraldad siin või mis asja sa teed või mõnikord öeldakse väga karme sõnu enda pihta ja see süvendab seda halba enesetunnet veelgi ja tähelepanu nihkumist siis olulist kohtadelt siis enda enesetundele ja võidakse siis süvendada seda ebakindlust ja seeläbi siis need asjad võivad liikuda ka selles suunas, et loobutakse või see pingutus langeb ikkagi väga tugevalt. Nii, ja kui me edasi lähme, siis me
siis sa võidki klõpsida niimoodi kuni lõpuni välja, et kuni tekib sinna käitumise kohale ka üks kast. Vot nii, nüüd jah. Ja vaatamegi siis seda sellise kognitiivkäitumusliku mudeli järgi, et mõista siis paremini sooritaja peas toimuvaid asju. Ehk siis see tähtis sooritus, võistlusolukord, konkureerimine, edasipääsemine, kvalifikatsiooni mingid tegevused, et kus tulemus on oluline. Ja see tulemuse eesmärk loogiliselt võib-olla on peas ka mõeldud, et keegi ju kunagi kaotama minna ei taha, ikka tahetakse hästi teha, siis aktiveerib siis peas mingisuguse mõttejada. Ja siin on näide sellest, kui see mõttejada on selline käskiv, keelav, piirav, ennustav, nagu halba ennustav, et mis siis juhtub. Ja siin on siis mõningad näited sellest, et jõutakse siis näiteks sinna võistluskohta ja vaadatakse siis, ma ei tea, teisi inimesi, kohe esmamulje põhjal võib tekkida mingid järeldus, oi, nii, vaatan siin teine ehitusmees, tundub nagu nii enesekindla keha, oi, ta on kindlasti maru hea, mina üldse ei ole nagu nii hea. Või lihtsalt on teada, et mingist teisest koolist keegi on mingi väga tegija, eks ole, ja nüüd ta minuga siis konkureerib, et hakatakse mõtlema, või ma pean hästi tegema, üldse ei tohi eksida, muidu mul pole lootustki. Või siis seal on kohal väga palju rahvast, väga palju publikut, on meediahuvi, võib-olla mingi kaamera käib seal ringi või mingid kuulsad inimesed, eks ole, või on teada, et kohtunikud võivad tulla vaatama või hindajad, niimoodi seistagi seal ja jälgida ja natuke omavahel rääkida, on ju, ja siis mõeldakse, oi, see saab ikka nii hull siin olema. Igatahes selle mõtete tagajärjel siis tõusevad üles erinevat sorti negatiivsed emotsioonid. Ja võibki olla siis sellist tugevnenud pingetaju, mida kogetakse siis väga tugeva füsioloogilise erutusena, et füsioloogiliselt siis ongi see, et pulss on väga üleval, kõhus keerab, süda on võib-olla veits paha, igistamine, võib-olla niisugune keha kuidagi kange või mingid lihased kuidagi kanged, tunnetatakse niisugust kehva koordinatsiooni, näiteks võib-olla mõni tunnetab, et käed värisevad, eriti kui tal on tegevus, mis eeldab niisugust peenet näputööd ja just niisugust kindlat kätt ja siis ta vaatab, et käed niimoodi värisevad. Seal võib olla lihtsalt ärevust, võib olla ka mingit potentsiaalset nagu pettumust, et äkki ma ikkagi ei harjutanud piisavalt ja siis kohe tulevad uued mõtted ja süütunne sinna otsa, et mida mu juhendaja ikka minust mõtleb ja äkki tal on piinlik minu pärast ja nii edasi, nii edasi. Igatahes tuntakse ennast halvasti. Ja mis siis selle tagajärjel juhtub? Loomulikult see tegutsemine ja käitumine saab sellest mõjutatud. Ehk siis nii nagu mõtled, nii on. Et kindlasti paljud on kuulnud seda lauset varasemas kontekstis ka. Ja siis see tähendabki siis seda, et sellel sooritajal võib juhtuda siis selline olukord, et ta küll nagu toimetab ja tegutseb, aga natukene nagu on aeglasem näiteks või tal see mõttetegevus, otsustustegevus ei ole nii krapsakas ja tavapäraselt kiire kui varasemalt, et ta saab aru, et ta kuidagi peab mitu korda üle mõtlema ja väga tugevalt nagu meenutama, et oota, mis asja ma pidin tegema, et ühesõnaga kuidagi see keskendumine, reaktsioon lähevad alla. Võib väheneda pingutustunne või soov pingutada, tahe pingutada, kui hinnatakse, et ega siin enam midagi nagu teha ei ole. Teised on ikka must ees juba, kui see kuskilt paistab välja ja on aktiveerunud võrdlus. Ma tegin juba selle vea ära, siit enam niikuinii midagi ei tule, mida ma siin enam pusserdan ja susserdan, et see siis soodustab sellist allaandmist. Füsioloogiliselt tajutakse, märgataksegi siis tõesti oma sellist kehva koordinatsiooni või värinat või survetunnet, mis võib panna omakorda muretsema, et näiteks kui ongi kokad, kes peavad tegema väga mingit ilusat või kui tiidrid mingit ilusat kaunistust või mingit väga täpselt sättima oma toidu peale pintsetiga mingisugust, ma ei tea, ekstra mingit hernetera sinna mis on väga peenelt mingist vedelikust ja siis see käsi käib kuidagi niimoodi või sa pigistad selle pintsetiga puruks oma neid asju, et sellised nagu eksimused
ja vead tulevad sisse ja kokkuvõttes me saamegi nagu kehvema soorituse. Ja, ja see kõik on loonudki siis need kogemused sellele sooritajale siis natukene tausta. Et kuna mul on varasemalt ikkagi pingeolukordades läinud halvasti, siis on päris suur tõenäosus, et ma võin siin ka ikkagi mingisuguse käki kokku keerata või ebaõnnestuda ja see oleks ikkagi maru halb. Et lähme edasi. Ja siit siis võib-olla veel, mis oleks hea teada, et jälle, mis annaks mõistmist ja selgitust, mis meie peas siis täpselt toimub, et mõningad teoreetilised sellised vaatepunktid, et sotsiaalse õppimise teooria järgi, mida siis ja Bandura on rääkinud ka enesetõhususest, et see veendumus, et ma olen millekski võimeline ja saan hakkama, see tulebki korduva siis tegutsemise tagajärjel. Ja olenevalt, mis need korduvad tegevused siis on tagajärgede mõttes on olnud, et sealt tulevad siis ka järeldused enda hakkama saamise kohta. Ja väga oluline siin, mida veel enne jõuab teha, enne kui need võistlused peal on, ongi siis see, et me jälgiksime, et see meie analüüs ja järelduste tegemine oleks ikkagi tasakaalukas. Et tõesti, kui oskused on alles kujunemises, ehk siis noored, kes praegu õpivad, siis meistriks mingil alal, ilmselgelt sa oled ikkagi harjutaja faasis, et sa ei ole valmis spetsialist veel, et sa võid olla väga hea, on ju, aga et kindlasti midagi seal võib olla veel vajab arendamist ja see oskused on sul veel kujunemises, kas või juba selles võtmes, et sa pole neid saanud rakendada veel nii palju näiteks võistlustingimustes. Ja siis on hea nagu aktsepteerida ka seda, et kuna ma ei ole veel ikkagi valmis meister, et ma tegelikult olen veel harjutaja faasis ja mu oskused veel lihvuvad ja kujunevad, siis on loogiline, et mul võib olla ebaõnnestumisi olnud. Ja need ebaõnnestumised on andnud mulle võimaluse õppida nendest asjadest, võtta sealt see kasulik koht ja olla järgmisel korral veidi parem. Ja see tähendabki siis seda, et need tunnid või need harjutamisperioodid, mis siin veel on olnud, et kui ei tule välja ja näha, et noor läheb väga närvi, et üks asi, siis mõtle ise selle peale noor sooritaja, eks, et okei, sul ei tulnud välja, miks sul ei tulnud välja, et mis ma praegu teada sain, et teada sain, et niimoodi see asi ei õnnestu või et ma tehniliselt tegin siin mingi vea. Ja siis sa tead ja nüüd sa saad sellega siis edaspidi rohkem arvestada, ehk siis see eksimus oli sulle kasulik ja mõjus siis sellise hea infona, millega sa nüüd saad arvestada ja siis, kui tulevad need võistlused, et siis sa tead, on ju. Ja ehk siis me ei jääks oma selle negatiivsuse sisse kinni. Sest kui sa lähed koju ja peale kehva tundi või harjutust, muudkui aga lased seal, ma olen rumal ja ma olen nii võimetu ja nii halb ja kõik teised on nagu paremad, no kuidas see sind aitab? No kuidagi ei aita. Ehk siis jälgime, et alati leiaksime positiivset ja eksimused on õppimiskoht ja kasulik info ja siis ma tean arvestada, et kuhu mul on veel vaja fookust panna. Ja veel oluline selline teoreetiline kontseptsioon, mida teada on siis selline tipplõpureegel, mis on Kahnemanilt pärit ja tema siis räägib sellest, et kui me oleme siis olukorra keskel või siis soorituses, siis sageli me mäletame kõrghetke, kuidas me seal ennast tundsime ja seda, kuidas me siis ennast nagu lõpus tundsime või kuidas see nagu lõppes. Ja kui need on nagu negatiivsed, ehk siis mul oli nii raske, see oli nii keeruline, ma tundsin ennast nii halvasti ja lõppkokkuvõttes ma olin kõige kehvem ja viimane ka veel, siis see kogemus jääbki meelde kui midagi väga nagu halba. Ehk siis ei saa alahinnata siis seda
afektiivset või emotsionaalset mõju ja siinkohal siis ka juhendajatele hea südamele panna, et noored on sageli väga enesekriitilised ja enda suhtes nõudlikud, et kui te ikka kuulete ja näete sellist vihakõne enda pihta või niisugust vandumist, et see võib olla nüüd see moment, eks, et see, mis talle nüüd jääb niimoodi meelde, et see tipphetk selles olukorras, meil ei ole vaja, et see negatiivne seal domineerima jääb, et proovime toetada, aitame sellest välja tulla, sest tegelikult sellega me arendamegi siis seda eneseregulatsiooni eksimuse olukorras, et oma jutuga siis sooritaja ei teeks seda asja nagu hullemaks. Et see on hästi tähtis koht. Et ei läheks paanikasse, et ei hakkaks seal lahmima ja veel mingisuguseid vigu otsa tegema, mida tegelikult ei ole vaja. Ja oluline teada ka siis kokkuvõttes seda, et mida madalam on see meie enda tajutud võimekus, ehk siis see vundament nii-öelda, et mis ma endast nagu arvan, seda vähem valitakse ka tegelikult neid saavutusolukordasid, et inimesed ei kipu panema ennast situatsiooni, kus on päris suur tõenäosus, et ma ebaõnnestun. Ja see võib olla ka põhjus näiteks, miks mõned noored ei soovigi üldse ka võistlemas käia, sest et ei usuta, et mu võimekus on piisavalt hea selle jaoks. Nii, ja vaatame siit edasi, et kui nüüd kõik see analüüs jääbki sinna negatiivsesse võtmesse, see sooritaja siis jätabki meelde rohkem neid ebaõnnestumisi, ta ei saa ennast reguleeritud, tal järjest väheneb usk siis iseendasse, siis sooritusolukordades tegelikult ta ongi häiritud ja et asjad ei õnnestu ja lõppkokkuvõttes me võime rääkida sellest, et see motivatsioon langeb ära, et ma ei tahagi, ma ei viitsi, mul niikuinii ei tule, sest kompetentsustunne on nii madal ja siis ka jäetakse pooleli, katkestatakse või välditakse mingisuguseid tegevusi. Et see on lihtsalt nagu jätkuna teadmiseks, et miks on oluline hoida tähelepanu sellele, et me püsiksime positiivsed ja toetavad nii iseenda suhtes kui oma juhendatavate suhtes, et hoida nende seda tajutud võimekust ja eneseusku siis piisavalt kõrgel, et nad usuksid, et nad on võimelised erinevate väljakutsetega hakkama saama ja siis jääb see pikaajaline motivatsioon ka alles, et tegutseda. Nii, lähme siit edasi. Ma korraks panen, mul tuli keegi kogemata hüppas mu kabinetti ja läks ära. Ja kuidas siis õppida sellest olukorrast, et me võtame need teooriad ja võtame sealt siis selle õppimiskoha, et mida annab teha. Et nagu ma ütlesin, siis märka enesearengut, et üks asi, mida veel sellisele enda sisse vaatavale negatiivsele sooritajale saab õpetada ja meelde tuletada, on see, et kuule, mäletad, kus sa pool aastat tagasi olid omadega, et mis sa siis oskasid või sa ei osanud, et tal fookus läheks ikkagi selle enda arengu peale, sest väga palju on inimestel sees siis sellist võrdlust, et teised on paremad kui mina, minul ei tule nii hästi välja ja unustatakse see enda areng sealt kõrvalt ära. Aga tegelikult see võib olla müstiliselt suur ja kui hakata faktidega veel seda siis niimoodi kinnitama ja see on midagi, mida juhendajad saavad paljuski ka teha, et laenata seda enesekindlust mõnes mõttes, et oma näidete ja toetusega, et siis me saame sportlase selle ja sooritaja ja avaliku esineja või mis iganes olukorras me vaatame, saame ta nagu positiivse poole peale. Ja kui me hoiame siis fookuses rohkem siis kõrghetkedel seda positiivsust, et mis mul siin meeldib, kuidas mul siin läheb, siis jällegi me reguleerime ka neid kogemusi ja oluline on siis ikkagi mõelda selle peale, et kontrollin ma enda oskusi saan ma treenida
ja enda võimete piiril saan ma siis alati tegutseda ja kui ma nüüd praegu sellel ettevalmistusperioodil tuvastan ära või juhend annab tagasisidet, et kuule, et selle soorituse selle osaga me tegelikult peaks veel natuke tööd tegema, et et siin konarlusi tuleb ja et tahaks su kindlustunnet tõsta, et siis sul on aega, et sa saad seda teha ja jällegi see teeb sind nagu paremaks, sest vahel on niimoodi, et me kuidagi ei taha oma nende miinuspooltega tegeleda ja loodame, et kui lähevad need tugevused piisavalt heaks, et need kompenseerivad need miinused ära. Aga alati tasub ikkagi vaadata üle ka need kohad, mis vajavad järeleaitamist ja seda siis arendada. Nii, vaatame edasi. Ja siin nüüd tulebki siis abistava asjana ikkagi mängu see sisekõne. Ehk meie peas käib kogu aeg üks pidev kommenteerimine ja hinnangute andmine ja iseenda tegevuste juurde rääkimine, et see on selline spontaanne, iseeneseslik, tuleb väga kergesti ja kahjuks sageli ta võib olla selline kritiseeriv ja negatiivne, kui me ei ole otsustavalt teadlikult harjutanud oskust rääkida iseendaga positiivselt ja toetavalt. Ja seda on võimalik õppida ja see ei ole mingi selline kuidagi ninnu näinutamine või sihuke liigne optimistlikkus, vaid see ongi kasulik tegevus, mida teha. Ja mõte siis on selle sisekõne puhul siis see, et kui ma endaga räägin, siis tuleb püsida siis optimistlik ja siukse kontrollitunnet soodustava jutu juures, et kui ma kohe ei tea, siis ma saan välja mõelda. Kui ma hakkan kuskilt otsast minema, siis tegevuse käigus mul võib siin veel lahendusi tekkida. Oluline on pihta hakata, sest et ma saan töö käigus sellest esimestest õnnestumistest ka seda kindlustunnet ja tähelepanu siis rohkem nagu tegevusele ja siis mul need asjad tulevad paremini välja ja püsime ikkagi olemasolevas hetkes. Ei ole nii, et eelmine aasta ma käisin ja siis mul läks nii halvasti või viimane kord, kui mul oli mingi selline otsustav hetk, et ma pean väga hästi sooritama, siis ma unustasin ühe väga olulise detaili oma tegevuses tegemata ja ei ole mõtet sojutada neid vanu asju, mis on läinud halvasti, vaid ikkagi oleme praeguses hetkes, siin ja praegu, mis ma saan teha ja keskendume sellele ja see võistlus ei ole ka nagu selline maailma lõpu või elu ja surma küsimus, et see on väljakutse, see on võimalus panna ennast proovile, katsetada oma oskuste realiseerimist tähelepanu situatsioonis, kus sind hinnatakse ja jälgitakse. Ülikasulik, et tulevikus elus kindlasti ka neid hetki tuleb, kui keegi sind nagu hindab või näiteks mõtlebki, et kes süüa teevad, eks, et vahet ei ole, kas magusat või soolast, et kunagi võib-olla teed restorani ja tuleb toidukriitik sulle sinna külla. Et ka oled kursis, et ta tuleb, on ju, ja siis on väike pinge seal köögis, et tuleks hästi välja ja selles mõttes on kasulik endale neid väljakutse olukordasid luua. Nii, ja lähme siit edasi. Ja siin näide siis. Ma kujutan ette, et need sooritajad, kes te praegu siis olete, te olete seal siukses vanuses, ma arvan, 15, 16, 17, sinna kanti umbes äkki. Järelikult te olete Pikne McQueeni põlvkond ja te olete kindlasti näinud autode multikat ja võib-olla mõned juhendajad on ka varasemalt seda näinud, üldiselt kõik seda on näinud ja need, kes on näinud, siis nad teavad, et esimeses osas siis Pikne seal treileris, kui ta ootas seda võistlust, siis ta rääkis endaga, ma olen kiirus, jah. Et see ongi strateegiline sisekõne, et ta häälestas ennast suureks pingutuseks, sest ta oli uustulnukana jõudnud siis finaali koos olemasolevate
nagu meistritega, eks, ja pidi siis hästi sooritama ja ta ei saanud ju loomulikult siis hakata seal endas kõhklema ja rääkima, mis nüüd mina siin esimest korda, eks on ju, kuidas ma nüüd üldse siia sattusin ja oi, vaid ikkagi enesekindlalt, ma olen kiirus, nii et mis iganes meistrid siis võistlema lähevad, siis saab ka mõelda enda jaoks sellised lühikesed toetavad sõnumid, et noh, ma olen valmis või ma olen väärt siin olema või täna on minu päev, et see on minu hetk, siit ma tulen ja nii edasi, et see kõik siis aitab kaasa. Nii, lähme edasi. Ja nüüd me siis jõuamegi siis selleni, et kõige kasulikum on see, kui me hakkame neid asju ka kirjalikult läbi mõtlema enda jaoks ja läbi selle siis esitluse siin ma näitan teile etapiliselt, kuidas täita ühte töölehte ja luua siis võistlusteks valmistumise plaani. Et see eelinfo oli oluline selle jaoks, et me mõistaksime nagu tausta, et miks on kasulik siis mingeid oskusi arendada, et milleks peab olema valmis ja see töölehe täitmine siis, kes praegu samal ajal teevad või pärast tagantjärgi teevad, käibki siis niimoodi, et me alustame siis keskmisest osast, et kui sa võtad endale valge lehe ja siis teed selle lehe keskele niisuguse õunasuuruse ringi ja siis sinna õunasuuruse ringi sisse sa kirjutad oma erialased tugevused, et minul on praegu siin pandud, et 8 tükki saaks panna, aga võib olla ka vähem, 4-5, no alla 3 nagu ma ei oleks nagu rahul, et ikkagi 3 tugevust pead välja pigistama enda seest ja üles leidma, et mis sul on ja need võivad olla mõningad sinu isiksuse omadustega seotud asjad, et näiteks, et sa oled pühendunud, väga distsiplineeritud, kohusetundlik, julge, mis iganes, või need võivad olla mingid erialased oskused, et ehk siis mingid tehnilised teadmised, ma ei tea, mis iganes X asjad on ju, ja paned need asjad kirja. Ja mõte siin juures ongi siis see, et me loome siis seda tajutud võimekust, seda eneseusku sellest hetkest, et me meenutame siis oma trumpe, asju, mis meil hästi välja tulevad ja see loob nagu head pinnast, et noh, ma olen nagu valmis, jah. Et ja võib-olla sul on ka mingeid eeliseid näiteks konkurentide ees, et sa juba tead, et noh, et sul tulevad veel mingid asjad välja, et need kõik saad siia siis kirja panna. Nii, lähme edasi. Ja järgmine asi siis, et siin on nüüd mitu kohta. Me järgmisena siis lähme sinna ülesse nurka, kus on küsimus, mismoodi soovin end võistlustel tunda. Ja sinna tuleks siis kirjutada 3 sellist põhilist emotsiooni, mida sa tahad kogeda soorituse ajal. Ja enamasti, noh, kuna ma olen palju seda plaani ka sportlastega läbi teinud, siis ma võin öelda, mis see siuke statistika on, mida sinna kirjutatakse, et sageli tulebki sinna selline rahulik või selline kindel tunne, siis on pandud siukene positiivne, rõõmus, õnnelik, on selliseid asju välja toodud ja siis ikkagi siukene enesekindel, sellega seotud sarnased sõnad. Ja miks see on oluline? Et jällegi, kui me meenutame enne seda, mis ma näitasin, seda kognitiivkäitumuslik skeem, et mõte, tunne, käitumine, siis te nägite, et milleni viivad negatiivsed emotsioonid. Nad viivad käitumise muutuseni halvas mõttes, ehk siis see mõjutab meie sooritust halvasti. Järelikult me peame tundma ennast ikkagi positiivselt ja sellise meeldivate emotsioonidega. Need detailid on siis erinevad. Mõnikord sooritajad ütlevad ka seda, aga ma tahan ennast vihasena tunda ja viha traditsioonilises mõttes on negatiivne emotsioon. Küll aga ta võib olla nagu siis soorituse kontekstis teinekord selline ambitsioonikus või siuke sportlik viha, et väljakutset, noh, ma lähen ja ma nagu näitan ja ma nagu möllan, eks on ju, et see on natukene nagu teise tähenduslik, et las siis, noh, ollab see viha seal siis, kui mõni väga tahab seda sinna kirjutada. Ja nüüd, kui need sõnad on olemas või need tunded, siis järgmine asi ongi teha üks siuke jutumullikene,
Ja seal on siis, et ja las see sisekõne soovitus tuli siia, et jutumullikene, kus tuleks siis kirja panna, et milliseid mõtteid ma peaksin enne võistlust iseendast mõtlema ja ka üldse sellest võistlusest, sest jällegi mäletate, selles skeemis näitas ka mõtlemine väga tugevalt mõjutab, mis tunne sul on. Järelikult sa ei saa tunda ennast kindla, rahuliku ja positiivsena, kui sa mõtled halbu mõtteid, et sa oled üks kehv tegelane, jah. Et siis ei tule niisugune rahulik ja rõõmus tunne peale, vaid see mõte peab ikkagi olema selline toetav, positiivne, julgustav, jõustav, midagi sellist, jah. Ja samamoodi võistlustest ka, et kui siis sooritaja hakkab ette mõtlema selliseid asju, et oi, see on ikka liiga kõva tase siin, see on ikka väga suur võistlus, mis mina nüüd siin teen ja kuidas mina nüüd siia tulin ja ta teeb selle nagu nii tähtsaks selles mõttes, et noh, et ta kuidagi ei küündi siin või ta ei olegi väärt seal olema, siis jälle nagu me paneme nagu selle ebameeldivasse olukorda ennast siis niimoodi või siis, kui me paneme ka konkurente, et oi, nad on kõik palju paremad, nad on hoopis, tulevad kõik sealt koolist, seal koolis on nii ja naa või selle juhendajalt, oi, sealt tulevad sellised võimsad tegelased, mis nüüd siin mina on ja siis on juba ka nagu peas ette kaotatud mõnes mõttes, et noh, et teised on juba must nii palju ees, ma pole pihtagi veel hakanud, on ju, ja ma olen juba natukene nagu alla andnud, ehk siis ei tasu. Mõte peab olema selline toetav, julgustav, ja et sina oled vähemalt sama hea kui kõik teised, kes seal on. Võib-olla mingites asjades isegi nagu parem. Ja need kõik annavadki kokku siis selle sisekõne. Ja siin on väike näide siis sellest tabelist, et pärast eraldi on veel teil ka võimalik töölehe kaudu siis hinnata sisekõne soovitusi, et kas sul sisekõnega on vaja tööd teha. Ja selle tabeli täitmine siis käibki siis niimoodi, et mul on seal kirja pandud siis enne sooritust soovituslikud tegevused ja mida ei ole soovitav teha. Soorituse ajal, mida soovituslik ja mida ei ole ja pärast. Ja siis sa vaatadki niimoodi, et loed korraga nagu enne ja pärast, et neid kahte niimoodi kõrvuti, kumba sa teed. Ja märgidki siis sinna siis ära ja pärast vaatad, et kus sul on siis nagu rohkem neid soovitusliku käitumise linnukesi või plusse või täppe ja kus on neid, et sa teed seda, mida pole vaja teha. Ja sa saad sealt ka nagu juhise juba, et mida siis muuta. Ja see on töö, mida sa saad siis teha, et psühholoogilised oskused on ka oskused nagu tehnilisedki oskused, et sa saad harjutada, et sa siis keskendud õigetele asjadele või räägid õigeid mõtted. Ehk siis, et see tööleht on lihtsalt siis eneseanalüüsiks pärast teil kõrval olemas, et saate proovida ja vaadata. Nii, lähme edasi. Nii, ja siin siis ka natukene kordavalt seda, mis ma enne ka ütlesin, et ei pea kartma ka neid asju, milles ma pole võib-olla väga hea, et jällegi ma saan harjutada, ma saan ikkagi paremaks saada, ma saan mingisugused tehnikad, nüansid seal veel selgemaks teha, et ehk siis nende asjade vältimine, et ei lahenda seda probleemi, et miks inimesed mõnikord ei hakka tegema asju, mis neil ei tule väga hästi välja, sest see tekitab halva tunne. Ebaedu ja ebaõnnestumine nõrgendab kompetentsustunnet ja siis tekitab sellise efekti, et kuidagi ma olen nagu halb või ma nagu ei piisa ja me ei taha seda tunda. Et see on umbes sama näide, et kui hakkad nagu mööblit kokku panema, IKEA mööblit, mis on väga loogiline ja peaks väga hästi välja tulema ja siis sa saad aru, et sa ei oska ja siis sa lihtsalt ei panegi seda kapi kokku, on ju. Aga tegelikult mõistlik oleks ikkagi siis tegutseda, et siis sa saad ju paremaks. Nii, lähme siit edasi. Ja on võimalik seda oskust arendada siis ka niimoodi planeeritult ja üks metoodika ongi see, et sa teed kõikidest oma erialal edukaks soorituseks vajaminevatest oskustest sellise koondi, siukse loetelu näiteks, siis sa hindad juhendajaga koostöös, võiks see näiteks isegi olla, siis sa hindad, et
paned näiteks seal 10 oskust omadust, hindad neid, et kuidas sa tänasel päeval tunned, et sul selle oskusega on 10 palli süsteemis. Ja kindlasti sa siis märkad, et mingid oskused ongi seal sihuke 8-10, 7-10 ja siis on mingid oskused, mis on võib-olla seal 5 või natukene alla selle ja sealt sul tekib ka siis mõnes mõttes arengusuund, et millega tööd teha ja siis tuleb enda jaoks läbi mõelda, et kuidas ma saan aru, et ma mingis oskuses olen paremaks saanud, milliseid tegevusi ma pean selle jaoks tegema, et see oskus areneks. Ja kui me nüüd räägimegi siis näiteks keskendumisest ja positiivse suhtumise hoidmisest või distsiplineeritusest, et siis jälle ka, missuguse tegevuse tegemisega meil see oskus areneb, et niimoodi saab oskuse arendamist siis ka planeerida, et lihtsalt üks selline tehniline võimalus, et näiteks ka, kui praegu võistlusteni on veel aega, et saab üle vaadata, et mis tervikuna on vaja ja siis vaadata, et noh, mis veel fookusesse võtta. Lähme edasi. Nii, ja mõte ongi siis selles, et kui me tegeleme siis oskuste arendamisega teadlikult, järjepidevalt, süsteemselt, märkame ka veakohti, võtame neid õppetundidena, kuulame tagasisidet, siis tegelikult see teeb meid pikas perspektiivis rahulikumaks. Et sa ei pea nagu muretsema, et peaasi, et seda ülesannet ei tule või peaasi, et mul nagu seda konkreetset asja ei pea tegema, sest selles ma veits nagu kehv. Et noh, see on umbes sama, et nagu loota, et matemaatika kontrolltöös äkki õpetaja seda ülesannet ei pane. Noh, kindlasti paneb, on ju, et mõistlik on ikkagi harjutada need teadmised endale selgeks. Ja rahulikumaks hakkabki tegema siis ka konkreetse tegevusplaani välja töötamine. Ehk siis näiteks, kui sa tead, et sa pead midagi valmis tegema, kas see on siis söögiga seotud asi, mingisugune IT, mingisugune asi, mingi toode, ma ei tea, müür või tapeeditud sein või no, mis iganes, siis nendel tegevustel on ju mingi kindel järjestus, kuidas sa neid asju teed. Ja see saabki olla sinu selline rahulikuks jäämise aluskava või kui me toome spordivõrdlusse, siis nagu taktika, et noh, et kuidas sa nagu toimetad, mida sa kõigepealt teed, mis sa siis teed, mis sa siis teed. Ja kohe, kui sa hakkad nagu närvi minema või pabistama, et ei tea, kuidas ma oskan, siis on see oot, nii kui ma saan ülesande kätte, siis ma kõigepealt teengi plaani, et noh, et mida nagu on vaja teha või see plaan tuleb sul näiteks ka peas. Ja sa saad harjutada seda, kui sul on näiteks vaja harjutada kiirema tempoga tegutsemist, on ju, et siis sa saad seda mõõtmist seal näiteks teha. Või kui sa tead juba ette, et sind häirivad erinevad segajad, siis on oluline need õppida ka ära tundma, nii et ma julgustan juhendajaid siin natukene segama oma sooritajaid harjutamise faasis. See tähendabki seda, et sa seisad näiteks kõrval ja sa lihtsalt seal vaatad, on ju, midagi nagu ei ütle ja võib-olla vahepeal teed nagu märkmeid ja see sooritaja siis peab toime tulema sellega, et sa seal siis oled ja vaatad ja midagi kirjutad, sest ilmselgelt ta võib minna sellest võib lasta ennast sellest nagu häirida. Ja siis ongi tema asi siis harjutada, et ma ei laseks ennast häirida, on ju, et jah, ma tean, et seal võistlustel võib ka juhtuda niimoodi, et mind tullakse vaatama, võib-olla mind isegi filmitakse, pildistatakse, et seal suur trobikond mind vaatab või et ma kuulen teiste sooritajate tegutsemist, ehk see on suures ruumis, kus on palju inimesi korraga, kus müratase on kõrgem ja nii edasi, on ju, et mõelda ka nagu need erinevad takistused keskkondlikust, mis võivad tulla ja siis proovida harjutada ja võib-olla ka ajasurvet proovida, kui see on vajalik, et öeldakse, on ju, või et on võimalus vaadata, jälle õpetab reguleerimist, ja see kõik ennetab seda, et siis sa nendes olukordades ootamatult need ei taba sind. Lähme edasi. Nii, ja hea koht oleks siis enda jaoks välja mõelda ka siis ja koostöös jälle juhendajaga, et mida sa tegelikult kõige rohkem nagu kardad. Ja ajule on väga abistav see, kui me koostame plaani, et kui juhtubki midagi niisugust, mida me tegelikult ei taha, et kuidas ma siis käituksin.
ja see juba teeb sind jälle rahulikumaks, on ju. Ehk siis võib-olla see hirm võibki olla siis selline, et äkki ma teen mingi vea ja ongi mingi konkreetse eriala, mingi spetsiifiline viga näiteks, jah. Doseerin midagi valesti, midagi alustan vales järjekorras, et noh, mis siis nagu saab, et mis te nagu kardate ja mida te seal kardate. Ja kui juhendaja teab teie hirmusid, siis ta oskab teid ka toetada. Ehk siis saabki keskenduda, et kas siis on vaja tehnika paremaks teha, kas on vaja selgitada mingisuguseid asju juurde, et ja siis me saame ka rahulikkuse selles osas, et meil ei ole vaja karta, sest meil on läbi mõeldud, et kui peaks juhtuma need ebamugavad asjad, et siis mul on plaan olemas ja juba on jälle parem. Lähme edasi. Ja nüüd konkreetsete tehnikate juurde ka, et eesmärkide seadmine on üks väga efektiivne viis ennast reguleerida ja oma tähelepanu suunata. Ja siin on üks näide siis võistlejast, kes on siis näiteks mingil kvalifikatsioonil, et kas ta nagu saab siis näiteks edasi võistlema või eksamile või no mida iganes. Ja on 3 varianti, kuidas endale eesmärke püstitada. Üks võib panna siis puhtalt tulemuse eesmärgi, ma pean parim olema, ega siin vähem, aga ei olegi mõtet leppida, tuleb ikkagi võita, on ju, ja kõige maksimumpunktid näiteks saada. Teine läheb natukene nagu personaalsemaks ja mõtleb nii, no ma annan endast parima, et kõike, mis ma oskan ja proovin ühtegi viga mitte teha. Paneb sellise eesmärgi. Ja 3. mõtleb veel täpsemalt ja mõtleb nii, et kui sooritus on käes, siis ma keskendun juhistele, mõtlen läbi plaani, mida teha, erinevates etappides hingan sügavalt sisse ja meenutan vajadusel, et ma olen valmistunud ja ma oskan. Ja kui me nüüd siin paneme teid mõtlema, et missugune eesmärk oleks kõige efektiivsem, on ju, siis 1., 2. või 3., siis tõenäoliselt te juba mõtlesite kaasa ja märkasitegi, et noh, et 3. eesmärgi puhul, kus olid konkreetsed tegevused kirjas, seal on ärevus kõige madalam. Ja nii ongi, sest seal on kontrollitunne kõige suurem. Ja eesmärkide puhul ongi siis oluline teada, et loomulikult tulemuse eesmärki võib püstitada, aga sa ei saa sinna ainult kinni jääda ja loota, et noh, mõeldagi ainult, et noh, kaotada ei tahaks, et ikkagi nagu võitaks nagu päris hea ja siis nagu kõik. Kuna see ei ole garanteeritud, et see ei ole, me ei saa eeldada, et me kindlasti võidame, isegi kui sa oled väga suur favorit, jah, et kunagi ei tea ja pinge tulebki sellest, et me tegelikult ei saa kindlad olla, et see on selline, noh, sihuke võib minna nii või naa, on ju. Ja kui me läheme natuke täpsemaks ja paneme soorituse eesmärke, et mingist kindlast standardist, et noh, kas siis mingil tasemel on vaja teha, et ja sõnastusena jääbki see nii, et noh, annan endast parim, siis on ka natuke poolik, sest noh, alati on siis võimalik nagu öelda, see oligi nagu, noh, ma andsingi endast parima. Ehk siis kõige rohkem reguleerib meid ja tähelepanu suunab ja aitab, kui me keskendume sellele, mis on meie kontrolli all ja kontrolli all on siis tegevused, mis selles ajahetkes on vaja teha. Ehk siis ma keskendungi mingile konkreetsele taktikale, kas siis mis järjekorras asju teha, missugused tegevused kõigepealt, et mingid väiksed detailid, et vahel nagu on, et noh, sa pead olema jälgima, et sa kindlasti mingi eeltegevuse teed enne, kui sa mingit järgmist teed, jah. On mingid tehnikad, et kuidas liigutad oma töövahendit või kasutad oma töövahendit või missugune su kehaasend peab olema või mis nurga all sa mingeid asju teed või ja nii edasi, nii edasi. Minu kontrolli all on pingutus, et noh, kas ma ikkagi nagu pühendun, kas ma nagu annan endast nagu kõik või ma lihtsalt niimoodi, noh, siuh-säuh kuidagi lohakalt, on ju. Ja minu kontrolli all on ka fookus, et mida ma jälgin, millele ma keskendun ja sellised asjad. Ja kui me õpime siis selle selgeks, et siis see annab juba päris tugeva eelise ja ma tooksin siia kohe ühe näite jälle, et paremini aru saada. Et kõik, kes siin on, saate kaasa mõelda, et kas te olete kunagi näinud mõnda õudusfilmi. Tõenäoliselt olete. Siis te olete näinud, et see õudusfilmi tegelane seal
kui ta põgeneb näiteks mingi ekstra jubeda zombi eest, on ju, jookseb seal, siis ta on üsna kehv jooksja, et kukub pikali, koperdab kännu otsa, enda varba otsa, ma ei tea, veereb kuskilt alla, eks ole, ja nagu jube kehvasti tal see jooksmine läheb. Tõenäoliselt ta mõtleb sellest, et noh, vaatab selja taha ka hästi palju, see on ka hästi tüüpiline. Ja tõenäoliselt ta mõtlebki, et no, et ma saan surma, et mind saadakse kohe kätte ja noh, siis on ikkagi halvasti. Ja kui me tahaks siis suurendada tõenäosust, et see põgenemine oleks edukas, siis see fookus peaks minemagi siis sellele, et joosta on vaja, jah, mitte sellele, et noh, et kuidas need asjad siin võiks lõppeda, ehk siis tuleb joosta nii kiiresti kui võimalik ja vaadata otse enda ette, ehk siis me saame nagu 2 tööülesannet mõnes mõttes. Ja igas olukorras me saame niimoodi mõelda, et mis praegu on tähtis, et millele ma praegu pean keskenduma ja siis ma teen neid asju. Et noh, jällegi spordi näide on ju, ette tantsimine, rahvatantsijatel näiteks on ju hiljuti isegi kogesin seda, et väga oluline, et sa oleksid täpne, sest et kui sa oled kehv, siis terve su grupp ei saa edasi, on ju. Ja siis ka selleks, et ennast reguleerida, siis mõtledki, et noh, mis on nagu järgnev liigutus tantsus, mis tuleb ette või koreograafiline muutus. Ja siis ma hoian selle tähelepanu sellele, et mis ma teen, mitte sellele, et kas mul nüüd läheb valesti või mitte. Lähme edasi. Ja kokkuvõtvalt see ongi siis, mida nagu peale hakata selle tehnikaga ongi see, et me tähelepanu ressurssi kulutame sellele, mis on praegu tegevuse seisukohalt kõige olulisem. Ja kui tuleb ka viga, siis ei ole oluline soiutada ja kurvastada ja vihastada ja närvitseda ja asju loopida ja õiendada kellegagi võib-olla või mida iganes, vaid siis on ka oluline see, et okei, mis ma nüüd nagu edasi teen, jah? Et mis siit nüüd annab veel teha. Ehk keskendume kontrollitavale, pingutustehnika, taktika või siis plaan on ju, ja fookus. Lähme edasi. Ja veel üks selgitus juurde, et veel selgemaks selle asja saab, et siin on nüüd tähelepanu maht. Ja tähelepanus korraga keskendunult me saame panna kuskil selline 5 + -2 ühikut asju. Noh, see on niisugune keskmine, mis tuuakse välja. Ja kui sa tegeledki oma tööülesannetega, siin on näiteks 4 tööülesannet, on ju toimetad kõik nagu maru hästi. Ja nüüd vajuta uuesti. Ja nüüd näiteks juhtub siuke asi, et sul tulebki mingisugune see mõte pähe, see tähelepanu läheb enda sisse ja sa hakkad nagu mõtlema, oi, nii, nüüd on tähtis koht, ma pean õnnestuma, ma ei tohi siin praegu läbi kukkuda, ole rahulik umbes on ju, oi, see on väga tähtis, väga halb. Ja mis juhtub tegelikult, kui sa hakkad nagu märkama seda oma mõttemustrit ja nagu neid pingega seotud erinevaid asju, mis sulle sinna pähe tulevad, nad võtavad ruumi ära nendel tööülesannet, et sa nagu toimetad küll, aga sa teed kehvemini näiteks tööülesannet number 3, kus oligi vahendi hoidmise mingi tehnika, eks ole, et tuleks teatud moodi mingi asi välja. Ja juba sul seal tuleb viga sisse. Siis sa teed kehvasti tööülesannet näiteks number 2, kus oli mingi õige doseerimine näiteks mingil asjal. Ma toon mingid suvalised näited, on ju. Ja teed seal väikse veakese sisse. Ehk siis sa nagu teed küll, aga noh, sa ei ole täie fookusega. Sellepärast on oluline, et me õpiksime nendes tegevuse eesmärkides püsida. Ehk siis nii samamoodi nagu võib olla kujunenud harjumus, et ma märkan oma halbu mõtteid, ma saan neid ka nagu ignoreerida, et ma ei saa suruda, et nad ei tuleks. Nad võivad ikkagi tulla, aga me ei hakka neid menetlema seal peas, vaid me ikkagi tõmbame selle tähelepanu tagasi, mis need tööülesanded olid. Ehk siis tee tagasi käik korraks, Tiiu. Ehk siis jah, me uuesti tõmbame fookuse nagu ei, praegu nii, hoiad, ma ei tea, seda tehnikat, käteasend, mingi segamisliigutus, ma ei tea, koguste mõõtmine, mingi arvutamine, mis iganes. Ja siis tegelikult see mõte läheb seal peast ära. See ärevusmõte, mis sul korraks oli, sest sa oled nii fokusseeritud sellele ülesandele. Ja niimoodi me saamegi ennast juhtida pingesituatsioonides. Lähme nüüd edasi siis ja veel. Ja selles meie plaanis käiks see siis niimoodi, et sul ei ole vaja kõiki asju detailselt läbi mõelda, vaid oma soorituses need tuumkomponendid ehk need kohad,
kus ongi need kriitilised kohad, kus sul kipub tulemas see segav mõte pähe, et oi, mis nüüd siin saab või oi, ma pean olema tubli või oi, ma pean olema maru hea ja vigu üldse ei tohi teha. Et nendesse kohtadesse ja seda su juhendaja saab sind aidata. Et ongi tervikus võib-olla mingid jupid, et kas siis alustamise juures või keskel mingid asjad on ju, et mõtlete, et mis siis selles hetkes, millele on oluline keskenduda ja sellepõhised eesmärgid, panete tegevuse eesmärgid. Ja tegevuse eesmärke sõnastatakse alati siis selles võtmes, et seal on tegusõna sees, jah. Ma jälgin, ma arvestan, ma vaatan, ma mõõdan, ma jada, on ju, et mis sealt siis oleneb, mis sul siis on. Ja siis sul ongi ära planeeritud need kriitilised kohad, need asjad, mis on sul täis automatiseerunud ja neid ei pea otseselt eesmärgistama, on ju, et sa ju, kui sa trepist alla kõnnid, siis sa ka ei mõtle, kuidas sa oma jalgu tõstad, vaid sa lihtsalt kõnnid, jah. Aga et niisugused kriitilised kohad, et kui see trepp on näiteks eriastmeline ja sa pead jälgima, et palju sa nüüd astud, et siis meil on nagu mingi ülesanne, jah. Lähme edasi. Ja siin on siis ka näidis ühest töölehest, mille te saate kaasa, kus on võimalik siis ka puhtalt ainult siis eesmärkide peale siis kasutada sellist väljakirjutamist, et panedki kirja tulemuse eesmärk ja mõtlegi, mis sa siis tahad. Top 10, top 3, võit, ma ei tea, äramärkimine, kuidagi lihtsalt kogemus või midagi sellist. Sooritus on siis, näitab nagu kvaliteeti, et kas siis sa pead mingi arv punkte saama, kas sa pead teatud aja jooksul ära tegema, ehk siis need standardid on midagi, mille osas jälle juhendaja saab kaasa rääkida, et mis see peaks siis olema. Ja tegevuse eesmärgid ongi siis konkreetsed asjad, mis sa siis teed. Et ma loen täpselt juhiseid, ma ei tea, selles hetkes teen seda, siis ma jälgin seda ja panedki 2-3 asja endale kirja ja pärast saad siis hinnata, et kuidas sul läks selle asja eesmärgi täitmine. Ja mõte on ka see, et isegi kui sa oma tulemuse eesmärki ei saa, siis tõenäoliselt su sooritus on nii palju parem, et sa iseendaga rahul saad ikka olla, et tõesti mul tuli nagu väga hästi välja. Lähme edasi. Ja pane üks veel. Jah, just. Ehk siis see oluline koht siin, mida siis teada, on siis see, et mõnikord sooritajad on kogenud seda, et neil on väga edukas võistlus olnud, et kõik juhtus nagu super hästi, ehk siis see plaan T1 on ju, või plaan A on see flow, et kõik toimis nagu, kõik klappis, ma jõudsin, mitte ühtegi viga, nagu iseeneseslikult tuli, tunne oli hea, kõik nagu super siuke mõnus on ju. Aga seda flow'd ei juhtu alati, et seda ikkagi pigem vähem juhtub, sest mõnikord võivad olla mingid asjaolud, mis hakkavad siis seda optimaalset sooritust segama ja ta ei ole nii automaatne. Ja sellest pole hullu midagi, sest tegelikult on võimalik siis ise juhtida ja pingutusega suunata siis oma seda tähelepanu ja panna asju juhtuma, et see sooritus oleks optimaalne. Ja need ongi need samad strateegiline sisekõne, räägin endaga toetavalt, julgustavalt, hoian enda enesetõhusust üleval, eneseusku ja keskendun sellele, mis antud ajahetkel on oluline, ehk siis oma tööülesannetele ja teen neid asju. Ja siis sa tegelikult ka aitad kaasa sellele, et see sooritus tuleks optimaalne, sa lihtsalt ise pead ennast nagu suunama ja juhendaja vajadusel siis saab ka suunata. Siin on oluline koht ka siis teada, et missugust tuge ja abi sa vajad, et vahel siin võib juhtuda ka siis see, et juhendaja ise on nagu jube pabinas on ju ja siis on liiga ligidal ja hingab liiga kõvasti ja muretseb ja pabistab ja kehakeel võib-olla näitab välja, et ta ikka väga nagu kardab on ju ja see võib sportlase või sooritaja või esineja siis teha nagu ärevaks. Et siis need asjad saab ka läbi rääkida, et aga sooritus läheb siis nagu kehvaks, siis kui me suuname, see tähelepanu jääb meie sisse, ehk me jäämegi keskenduma sellele omale halvale enesetundele ja nendele halbadele mõtetele ja forseeritult nagu oleme kinni mingisugustes tegevustes, mis tegelikult nagu ei aita, et mõtleme üle või siis ongi, lootus on läinud, usku enam ei ole
ja siis on lihtsalt juba nagu, et suva, et ma enam nagu ei teegi, lihtsalt nagu tiksun siin nagu lõpuni, et neid kumbagi me tegelikult ei taha. Ehk siis sinu jaoks hea uudis on see, et saab juhtuda kas plaan A, ehk siis sa oledki piisavalt hea ettevalmistusega nagu endaga nagu head tööd teinud psühholoogilises vaimses mõttes ja see ongi väljakutse sulle, sa naudid täiega seda võistlusolukorda, tuleb flow, või siis see, et et sa ikkagi tajud, et sa oled veidikene ärevuses, närvis, muretsed ja siis sa tead, et kasulikum on praegu olla endaga toetav, keskenduda tööülesandetele, juhistele, tegevustele ja siis mul ka tuleb okeilt välja. Lähme edasi. Nii, järgmine oluline koht, millega peab siis ka arvestama, on see ja aktsepteerima, et vahel võib tulla eksimusi, et ikkagi kas läheb kiirustamiseks või keskkonnas mingisugune tegur häiris või segas või sa ikkagi läksid natukene liiga siukseks automaatseks, et sa unustasid mingi vaheetapi vahele näiteks või mingi väikse ülesande tegemata või tegid valel ajal või mis iganes, et tuleb mingisugune viga. Ja need veaohtlikke kohti võib-olla sa isegi ette tead, on ju, et kus need võivad olla ja siis on ka oluline, et kui see viga on ikkagi tehtud, mis siis saab? See läbi mõelda. Juhendajaga jälle, juhendaja saab siin toetada, aidata, et kas midagi annab tagasi pöörata, midagi annab nagu muuta, et siis sooritaja ei kiiluks kinni mõnes mõttes või ei annaks alla või jätaks nagu pooleli asja, et mida edasi teha. Ja peamiselt see vastus siin on ikkagi nagu see, et lihtsalt tuleb nagu edasi tegutseda, on ju. Et ja proovida siis sellest veast siis ikkagi sealt parimat muutust saada, et tõenäoliselt muidugi ka oleneb nagu asjadest, on ju, aga et võib-olla siis on ka varianti, et need kriitiliste kohtade puhul, et just need tuumkomponendid, et me ennetame, et neid vigu ei juhtu, aga on võimalik siis ka läbi mõelda. Lähme edasi. Ja nüüd, mida on vaja kindlasti enne võistlusi teha, on siis see, et juhendajaga on vaja läbi rääkida juhendamisprotsess. Siin ma julgustan küll sooritajat niimoodi julgelt avaldama arvamust, et mida sina vajad. Sest tegelikult me räägime siin praegu sellistest toetavatest rutiinidest ja võib-olla siis ühest, näiteks juhendajal on mitu juhendatavat, nad on võib-olla isegi samalt kursused näiteks ja siis kursusekaaslased, aga võivad oma rutiinidelt vajadustelt olla täitsa erinevad. Ehk siis üks võib olla selline, kes väga tahab, et temaga arutatakse läbi, julgustatakse, toetatakse enesekindlust, öeldaksegi, et ja, tubli, küll sa saad, küll tuleb, väga hea, eks ole, ja siis sa tead ja siis sa teed neid asju, sa võimaldad ja pakud talle sellist sorti tähelepanu ja tuge. Ja seal samas võib olla teine, kes on väga selline sisemise siukse analüüsiga võib-olla ja ta ei vaja nii väga seda. Ehk siis ta ei taha võistluspäeval üldse suga rääkida enam, on ju. Ja siis ei ole see koht, et sa lähed nagu laduma sinna. Ära siis unusta see ja see ja see ja see ja see ja see, on ju. Et sa võib-olla lükkata rütmi nagu sassi. Et ehk siis see ei tähenda, et üldse plaani ei tohi teha, lihtsalt võib-olla võistluspäev ei ole see koht enam, kus nagu mingeid asju üle rääkida, vaid need tuleb varasemalt siis ära teha, ehk info liigutamine igal juhul oluline. Ja mõte ongi siis see, et juhendaja oma tegevusega siis kuidagi seda sooritust ka ei segaks seal juures, sest ütleme spordi kontekstis, mis ma võin näitena tuua, et ega ju treener ju tahab ka alati, et sportlasel läheks hästi ja et tal tuleks välja ja siis enda erutustase ka nagu või see närvilisus ja siuke muretsemine ja et see tõuseb siis, kui sportlane sooritab ja vahel siis juhendajad oma kehakeelega nad küll ei ütle midagi, ehk siis ei sõima ja ei karju ega ei ole kuidagi nagu ilmtingimata väärkohtlevad, aga et nad lihtsalt on kuidagi nagu siuksed kehakeel on nagu väga ärev ja kui siis sportlane on harjunud nagu jälgima oma juhendajat aeg-ajalt ja siis ta vaatab, oh my god, on nii närvis nagu, siis ta hakkab ka muretsema, issand,
mu juhendaja vist üldse ei usu minusse, on ju. Mu treener vist nagu arvab, et ma siin või mingi käki kokku keerata, on ju. Hakkab ka nagu kartma. Ehk siis selles mõttes jälgige nagu ka, mis te ise teete, et te oma pabistamisega seal mingeid asju ei võimendaks. Nii et läbiarutamise koht. Lähme edasi. Ja siis veel siin niimoodi lõpetuse suuna pealt siis, et kui nüüd ikkagi saadki aru, et tähelepanu suunamine, kõik jutud, positiivsed sisekõned, kõik on olemas, räägid normaalselt, aga ikka tunned, et ma olen liiga nagu erutatud, et adrenaliin on liiga üleval ja oleks vaja natuke alla saada, et siis võib siis kasutada ka erinevaid siis erutust alla toovaid tegevusi või selliseid lõdvestavaid tegevusi ja spagetiharjutus on selline lõdvestustehnika, et kes praegu istub, saab kohe nagu ka kaasa teha ja käib siis niimoodi, et põhimõtteliselt see siis istuvas asendis kõik oma terve keha tõmbad kusagil siukseks 10 sekundiks hästi nagu pingesse või siukseks kõvaks nagu kiviks ennast on ja hoiad niimoodi natukene aega neid lihaseid hästi nagu niimoodi tugevana pingutusel ja siis lõdvestad ja lased nagu hästi niisuguseks nagu keedumakarona, keeduspagett ja et siukseks pehmeks ja teed niimoodi 2-3 korda ja selle tulemusena lõdvestuvad tegelikult ka need lihased, mille pingesolekut me võib-olla ei tajunud nii tugevalt ja lõdvestuvad ka siis nagu need, mis meil seda vaimset pinget seal mõjutavad, et see võib abistav olla, et saab proovida näiteks hingamine, sügav hingamine alati, et erutusolukorras sageli inimesed hakkavad hüperventileerima, hingavad nagu väga pinnapealselt ja siuke on ju, et ei tule kasuks ja et siis lihtsalt siuke sügavalt rahulikult tõmbab nagu pulsi allapoole ja siis on see, et okei, nii, mis ma siin tegema pean. Mõnikord sooritaja ütleb sellist asja, et ma ei suuda mõelda, et ma nagu, mul tulevadki need tegevusplaanid ja ma ei taha nagu, et ma oletame, et see ongi niisugune paar minti enne või kuidagi nagu, et ta liigub näiteks siis oma sinna alasse või ootab, et nüüd tulevad need juhised, et mis ta tegema peab ja ta tahaks saada pea tühjaks. Et siis on näiteks niisugune võimalus, et kasutada 5 meeleharjutust, et see ongi selline, et sa tuled nagu väga hetkesse oma aistingutega, et sa vaatad nagu ruumis ringi ja vaatad, et mida sa näed siin, et lihtsalt loetled mingeid elemente näiteks on ju või siis mida sa kuuled, et 5 asja, mis sa näed, 4 asja, mis sa kuuled, mis helid siin on, siis 3 asja, mida sa nagu tunnetad või saad puudutada näiteks on ju, et sa võid seal mingeid pindasid proovida või oma riideid näiteks või oma mingeid töövahendeid, kui tohib või nagu maapinda, eks ole, enda jalgade all, kui sa seisad püsti. Siis 2 asja, mis sa haistad, et kas sa tunned mingeid lõhnu, kui on mingis suures spordihoones näiteks, seal kindlasti on mingisugune spordihoone lõhn ja siis võib-olla ka mingid maitsed. Ta lööb nagu klaariks korraks on ju, sest sa pead teravdatult oma aistinguid märkama ja see aitab, on ju. Ja kui on lubatud ka muusika kasutamine enne või võib-olla ka soorituse ajal, tõenäoliselt vist mitte, aga et muusikaga ka siis saab, on ju, et kellele mis. Ja vahel mõnel on vaja nagu ülesse saada seda erutust, et ta on nagu veidike loid, et siis saab ka mingeid reaktsioonitegevusi teha või ka jälle nagu siis muusikaga. Nii, lähme edasi. Ja oluline siis koht ka jälle mõelda, mis võib olla abistav, et kui sul nagu stressitase tõuseb, on ju, seal närvis oled, et siis vaata nagu sellest võtmest, et kas ma kontrollin, kas ma saan siin midagi teha, tegelen aktiivse probleemi lahendusega, tähelepanu suunan sinna, kuhu vaja või sa ei kontrolli. Ehk ei kontrolli on näiteks see, et see keskkond, mis seal toimub, mis helid seal on, mis valgus seal on, mis hääli sa nagu kuuled, et siis nendes olukordades sa saad siis kas siis muuta siis oma tähelepanu suhtumist asjadesse, kuidagi ennast välja lülitada, või võttagi seda kui nagu võimalust arendada oma oskusi mingites tingimustes, ehk jällegi ka mitte stressata, et nii nõme tiirutavad siin mul kogu aeg kuskil perifeerses tähelepanus on ju ja see mind nii õudselt segab, et
midagi pole teha, me ei saa nagu saali puhtaks sinu jaoks, on ju. Et tuleb nagu leppida ja vaadata asja siis nagu teise koha pealt ja see ka teinekord aitab. Lähme edasi. Nii. Ja siin siis on see ka üks tööleht, mille te saate juurde, mis siis aitaks siis ka selles osas, et vahel on meil vaja olukordi vaadata natuke teise nurga alt ja siis on selle jaoks eraldi sihuke mõtete ümbersõnastamise tööleht, et olukorrad, mis mulle ei meeldi, kirjutad sinna siis lahti mingi lühike selline näitekirjeldus ja siis on abistavad küsimused kõrval, et kuidas ma saaksin seda olukorda vaadata ikkagi natukene teise nurga alt ja suhtuda sellesse natukene nagu teistmoodi. Ja jällegi võib olla kasulik, vajalik, et soodustada siis seda, et sa seal ahastusse ei lange sellest, et kuidas asjad juhtusid või et midagi sind väga nagu häirib või midagi sellist. Lähme edasi. Ja kokkuvõtteks siis, kuidas see plaan lõpeb? See plaan lõpeb siis niimoodi, et kui saab läbi, siis mäletate, ma alguses kohe rõhutasin, et sinu edasisi võistluskogemusi hakkab mõjutama siis see olemasolev kogemus. Järelikult me peame sellest saama sellise hea lõpptulemuse ja see tähendab seda, et siis lõpus või kui sul on ka nagu mitu etappi näiteks, on ju siis ühe etapi lõpus, mõtle alati mingid asjad välja, mis sul õnnestusid, mingi 3 asja näiteks, et kindlasti su sooritus kestab jumala nagu tükk aega ja sa võidki seal mingid tehnilised asjad välja tuua või enda ajajuhtimise või enda eneseregulatsiooniga mingid asjad, et vot see mul tuli hästi välja, et seda ma tegin hästi ja sellega jäin rahule ja siis mingid väikesed õppimiskohad ja vahet ei ole, mis see siis nagu see tulemus ka lõpuks on, et kas sa võitsid või ei võitnud, me võiksime analüüsida neid asju tasakaalukalt ühtemoodi. Et alati on asju, mis ma tegin hästi ja alati on asju, mida õppida või millega ma saan edaspidi siis rohkem arvestada ja nüüd ma siis tean, aga ma ei tunne ennast nende pärast halvasti. Et need on niisugused peamised asjad ja siis me saamegi kokku sellise tervikliku plaani, et kõik etapid on omavahel läbi mõeldud. Nii, ma ei tea, kas mul peale seda tuleb veel mingi slaid. No näed, ongi lõpuslaid. Ehk siis oma võimete piiril alati saad tegutseda ja need psühholoogilised oskused on nagu igad teisedki oskused, neid on võimalik arendada, aga nad vajavad harjutamist. Praegu sul on veel aega tegeleda nendega, võistluspäeval avastada, et mingid asjad olid, äkki ma nüüd hakkan proovima, on veidikene riskantne, sest et nad ei ole sul ikkagi juba sisse kujunenud ja ei pruugi õnnestuda ja siis sa pettud, et näed, mis see psühholoog rääkis, tegelikult ei aitanud nagu midagi, on ju. Ehk siis ikkagi harjutage, proovige ja tunned ennast palju kindlamalt ja mõnusamalt. Ja siis selle esitluse ja need töölehed siis on võimalik siis pärast saada ja siis nendega ka tööd teha. Nii et minu poolt on kõik, palju juttu tuli, palju infot, et võib-olla ongi kasulik, kui veel järelkuulate mingid jupid üle ja igatahes soovin kindlat meelt kõikidele. Aitäh!